Tere, mina olen Lauri. Ma nagu vaatasin seda konverentsi kava ja siis ma vaatasin selline segasuma suvile. Ja ma alguses ei saanud täpselt aru, miks mind siia kutsuti. Aga nüüd ma olen siin ja siis ma vaatasin oma seda esitlust ja siis see on ka segasuma suvile, sellepärast et kogu meie see Hackerspace on selline segasuma suvile. Et ma siis püüan teile ära sisustada 40 minutit. Loodan, et näete huvitavaid uusi asju, saate mõne uue teadmise ka. Küberinnovatsiooni kohta ma arvan, seal mõne neid filosoofilisi punkte kindlasti tuleb. Nii, kas see peaks töötama? Ei tööta? Okei, nüüd töötab. Võib-olla peaks natukene lahkama ka siis seda tausta, nagu, et mis asi on üldse Hackerspace. Et püüaks selle ära rääkida. Eestis võib-olla võrdlemisi uus nähtus sellisel kujul, et ülejäänud Euroopas, ütleme, arenenud Euroopas juhtus 2008 aasta kanti sellised nähtused ja tegelikult juba varem ka, et seal on pikem ajalugu. Siis ma räägiks meie sellest pesast, mis meil on. Meie asukoht on seal Tallinna TalTechi külje all Kybernetica majas. Maja nimi muidugi väga hästi klapib, eks ju. Kybernetica maja Pööningul. Ja siis Tarmo ja Eno küsisid, et tule räägi Linuxist, aga ma ei taha sellest Linuxist rääkida enam. Ma nagu aitab. Ja siis ma mõtlesin, mida ma siin rääkida võiks ja võib-olla tegelikult ma tahaks rääkida sellisest jätkusuutliku kogukonna ehitamisest. Ja tegelikult võib-olla lahata ka seda, et mis asi see kogukond üldse on. Et open source projektide juures on hästi palju, räägitakse kogukonnast ja võib-olla Hackerspace toob nagu teise mõõtme kogukonnale ja selle elus hoidmisele. Siis mingisuguseid juriidilisi aspekte puudutan jooksvalt erinevatest teemadest ja siis räägime üldse, mis meil toimub nagu ja miks see koht üldse loodud sai. Ühesõnaga, Hackerspace tavaliselt on füüsilise ruumiga seotud koht. Ilmtingimata ei pruugi olla. Nüüd eriti kui peale koroonat tekkis see moment, et inimesed ei saanud kokku tulla, siis see füüsiline mõõde võib-olla kadus ära. Aga ma ütleks, et Hackerspace'ist teeb Hackerspace ikkagi see, et see on mingi koht, kuhu inimesed kokku tulevad. Tüüpiliselt on ta MTÜ formaadis, ehk siis see on mingi juurkeha, mis rendib ruumi, korjab liikmetasusid kokku ja nii edasi. Üks asi, millele ma tahaks tähelepanu juhtida, on see, et MTÜ ei ole heategevus. Et see on nagu üks asi, mis mul päris palju inimesed tulevad rääkima, et kas te teete korjandusi, et renti maksta. Et ei, et MTÜ on mittetulundusühing. See tähendab seda, et ta ei taotle kasumit osanikele. Osanikke kui sellised ei ole, on siis asutajad. Ja et ütleme, MTÜ OÜ erisus põhimõtteliselt seisneb selles, et OÜ puhul saab maksta siis dividende finantsaasta lõpus ja MTÜ puhul siis seda teha ei saa. Muus osas praktiliselt nagu erisusi selles mõttes ei ole, saab töötajaid palgata, saab palka maksta, saab teenusi osutada, saab teenuseid müüa ja nii edasi ja nii edasi. Ja seda me ka teeme. Hackerspace'i puhul siis tavaliselt on ka see mõõde, et seal on mingisugused seadmed koha peal, et see ruum on olemas selle jaoks, et seal mingeid seadmeid hoida ja seal mingeid tegevusi läbi viia. Läbiv joon on, ma arvan, projektor ja 3D printer ja laserlõikur ja säärased asjad, mis kõik meil on olemas. Ja üks asi, mis muidugi siin kirgi kütab, on siis see organisatsiooni juhtimise viis. Neid seal on igasuguseid. Ma siia nüüd panin siiski, ongi see sama, et kui ta on formaliseeritud ka MTÜ, siis seda katab MTÜ-de seadus tegelikult päris suures osas, kuidas vastutused tulenevad seadusest ja nii edasi. Mõni seltskond Eestis proovib seda duocracy't läbi suruda jätkuvalt ebaõnnestunult, et neid näiteid on siin mitu tükki, ma ei hakka nimesid nimetama. Et neid leiab siit üles kindlasti, kes on proovinud seda teha ja on ebaõnnestunud. Duocracy point on siis põhimõtteliselt selles, et see juhtkonda kui sellist ei eksisteeri, et inimesed peaks ise organiseeruma, tugineb suuresti anarhismi printsiipidele. Ma isiklikult ka varasemalt olen olnud väga suur anarhismi pooldaja, selles mõttes, et jah, et ühiskonnakorraldus võiks olla vähem autoritaarne ja nii edasi, eks ju, et kas meil on nii vaja, miks me nii palju makse maksame ja nii edasi. Aga siis kuskilt jookseb see päris elu sisse, eriti kui ma arveid maksta
sest rendi eest on vaja arveid maksta, elektri eest on vaja arveid maksta. Kuidas siis need arved saavad makstud? Ja siis me jõuame tegelikult riburada pidi sinna, et miks meil üldse niisugune ühiskonnakorraldus on, nagu meil praegu on. Ja miks meil on sellised seadused, nagu meil on praegu. Aga jah, et ütleme, see duocracy võib-olla mingites kontekstis toimib. Võib-olla näiteks sellises kontekstis, kus ei ole ruumi, mida renditakse. Et asi eksisteerib puhtalt kuskil virtuaalselt, kuskil Slacki Discordi kanalis, inimesed suhtlevad, neil on mingid tegevused, suudavad ise organiseeruda oma tegevustega, suudavad nagu läbi viia need tegevused, mida nad plaanivad koos teha. Aga ma ütleks, et siis, kui see nagu ruumirendi aspekt sisse tuleb, siis nagu see pilt muutub nagu märgatavalt. Ja siis ongi nagu see mõõde, et siis seal peab olema keegi, kes nagu selle asja execute ib, et arved saavad makstud ja siis, et see kogu kaadervärk toimiks. Ja siin ma see BDFL-i variandi. BDFL on siis Benevolent Dictator for Life. Kui nüüd paralleele tuua nagu tarkvaraarendusega, siis ütleme Linuxi kernel on hea näide BDFL-i üritusest. Et seal ütleme, tänapäeval see võib-olla enam ei ole päris nii, eks ju. Aga vähemasti pikka aega ta oli ikkagi niimoodi, et Linus oli see, kellel oli viimane sõna igasuguste konfliktide lahendamisel ja nii edasi. Ja siis see eristub valitud juhatusest, kus siis on, ütleme, nagu ala, kui jällegi paralleele tuua tarkvaraarendusest, siis näiteks FreeBSD projekt puhtalt eksisteerib, mis see foundation on eesti keeles, foundationi kujul, eks ju, siin valitakse see juhatus, kes otsustab, kuidas edasi liigutakse projektiga, hästi formaalne on. BDFL-i puhul on see, et on see esialgne omanik, ja tema on siis see, kes nagu mõnevõrra dikteerib, kuidas asjad käivad. Kuidas see nüüd tõlgendub siis hackerspace-idesse, siis BDFL-i mudel võib-olla toimib sellisel juhul, kus see BDFL on selle kinnistu või ruumi omanik näiteks. Et ta pakub oma ruumi kasutamiseks teistele ja siis ta laseb sellel kogukonnaliselt toimida selles ruumides, aga tema on siis see, kellel jääb viimane sõna, kui nagu see kommuun ei suuda oma probleeme ära lahendada. Ja siin need seotud asju on palju, igast makerspace'id, co-working space'id. Kui nagu väga laia pilti vaadata, siis ma arvan, et Eesti kontekstis hackerspace'ide alla või kogu selle laiema termini alla läheksid ka Lift 99, Palo Alto klubid, päris paljud need startupi klubid. Tartus oli mingi hetk Spark Maker Lab, siis nüüd ühed tuttavad teevad Tondi töökoda, Tulika töökoda teevad. Et neid analoogseid asju nüüd tuleb. Ja võib-olla siin, et selgituseks, et miks see juhtumas on võib-olla sellepärast, et Eesti elatustase on tõusnud, inimestel nagu jääb seda raha üle, mida nad saavad nagu nii-öelda ära anda mingisuguste sääraste tegevuste käimas hoidmiseks. Ja nüüd me siin oleme, eks ju. Nii, kas saaks järgmise slaidi? Et kogu see asi ei ole midagi uut. Siia panin mõned välismaalt nähtused, kus see kogu asi pärit on. Saksamaal on niisugune asi nagu Chaos Computer Club, mis on tegelikult 81 aastal loodud juba. Sellel juurkehal on midagi üle 7000 liikme praegu. Ja minu arust sellel Chaos Computer Clubil endal nagu ruumi ei ole. Et kogu selle ürituse point on tegelikult, mis ta on, ajavad taga inimõiguste arendamist ja häkkeri eetikat ja kõike muud, eks ju. Ja selle füüsiline osa võib-olla suuresti on see Seabase, mis asub Berliinis. Seabase on 95 aastal loodud Hackerspace Berliinis. Seabase'i tegelikult peetakse päris paljudes ringkondades nagu õigeks esimeseks hackerspace'iks. See pilt on ka nüüd Seabase'ist. Seal ma olen käinud mingi 2 korda äkki. Seal on mitu tuhat ruutmeetrit pinda ja neil oli liikmeid vist üle 300. Ja igakuist käivet oli ka päris palju. Aga Seabase'i nagu kontseptsioon on see, et nad ehitavad kosmoselaeva. Et see ruum, kus nad asuvad, on kosmoselaev, mis maakerale kukkus ja seal elavad siis igasugused elusolendid on nagu see on see nende kontseptsioon, eks ju. Ja selle positiivne aspekt on see, et siin on kunstnikke sattunud, kes on seda interjööri täiustanud ja nii edasi, eks ju.
mingi hetkel ma elasingi Berliinis aasta aega, siis ma käisin kõik läbi, mis seal käia sai. Ma arvan, ma elu jooksul olen käinud mingi vähemalt 50 hackerspace'is erinevates riikides. Mingi hetk oli see moment, et kui ma välismaal läksin, siis ma otsisin üles hackerspace'i, käisin, vaatasin, küsisin, kuidas nad toimivad, kus nad oma rendirahad saavad ja nii edasi ja nii edasi. See spektrum on väga lai ja siis kuidas need community'd toimivad, on täiesti seinast seina. Ja no näiteks see Raumfahrt agentuur on siis, mis ta on, kosmoseagentuur vist otsetõlkes. Nende põhirõhuasetus näiteks oli see, et neil on CNC-lõikurid, laserlõikurid ja saab ehitada asju. AFRA oli lühend, mis tähendas saksa keeles Department of Redundant Departments. Nende fookus oli näiteks Vintage Computing Club. Neil oli hästi palju selliseid museaale, no väga retro asju. Ja siis nad parandasid neid seal ja nii edasi. San Franciscos on Noisebridge, sinna ma pole veel jõudnud. Noisebridge'i puhul on näiteks see, et neil oli annetatud, keegi sai rikkaks oma startupiga, annetas $250 miljonit. Et selles mõttes, et kui küsida, et kus need rahad tulevad, et need community'si elus hoida, siis see on üks näide veel, eks ju, et neid näiteid on palju. Ja Saksamaal on niisugune huvitav nähtus nagu Fab Labs, õigupoolest see ei ole Saksamaal, see on nagu suurem nähtus juba, Fab Labs IO, see on veebileht ka. Ja see on nagu siis ütleme, võib nimetada frantsiisiks, nagu hackerspace'ide frantsiis. Berliinis ma käisin seal kohapeal ka, seal oli väga professionaalne sisseseade, tööstuslikud saepingid ja nii edasi ja nii edasi. Ja tegelikult võib-olla kõige paremini kokku võtab see hackerspaces.org veebileht, seal on siis kaart kõikidest hackerspacedest, mis maailmas on. Meie oleme ka seal kirjas. Nii, aga nüüd siis meie hackerspace'ist natukene. Meie hackerspace üldse pärineb tegelikult IT College'i roboklubist. Et Margus Ennis oli IT College'i robootikaklubi juhendaja väga palju aastaid, peaaegu 15 aastat. Ja tegelikult kogu selle eksistentsi vältel seal puudus juriidiline keha, et MTÜ-d ei olnud. Siis see 2015 vist mina tulin Eestisse tagasi ja siis läksin IT College'is tööle õppejõuna tol hetkel. Ja siis suht kiirelt suruti mind sinna selleks roboklubi instruktoriks ka. Ja siis me tegime selle igast pulli. Muuseas registreerisime MTÜ ja siis meil oli selle esimese aasta lõpuks oli mingi 10 000 eurot käive lihtsalt pulli tehes nagu. Ja siis 2017 juhtus see kurb asjaolu, et IT College söödi ära, TalTech sõi IT College ära ja siis meil oli huvitav olukord, et nüüd on samas ülikoolis 2 robootikaklubi, et mis me nüüd teeme. Ja siis see oli mingisugune 2017 mingi lapikute hackathon äkki vist. Ja siis ma olin seal ja siis ma mingit lampi võtsin suht suvaliselt, registreerisin mingi domeeni nime ära ja siis sealt tuli see K-Space. Et täiesti random suht kogu see nimevärk. No võid retrospektiivselt panna sinna igasuguseid tähendusi selle, et küberneetika, maja, hackerspace või midagi sinna kanti. Võib-olla nagu, et konteksti sättida, need olid siis, et roboklubis olid need sumorobotid, oli üks projekt, mida Margus pikalt tegi. Margusel oli tehtud vasakpoolse pildi peal, selle järgi oli Satmeli mikrokontrolleriga sumorobot ja siis, ma ei tea, küberinnovatsioonist rääkides, me tegime siis natukene uuendatud variandi, panime ESP32 mikrokontrolleri sinna, millel on näiteks Wi-Fi, nii et neid roboteid sai programmeerida üle Wi-Fi. Et sellel vanakooli variandil seda võimalust ei olnud. Ja siis me käisime Robotexil ja erinevatel üritustel tudengitega, kus me siis tegime neid töötubasid ja siis need, kes siis kutsusid neid töötubasid tegema, siis need tavaliselt maksid midagi ka ja siis niimoodi me saimegi selle 10 000 kokku seal suht kiirelt. Siin on nüüd siis igivana jalgpalliroboti teema, mis Robotexil pikka aega oli. Need on nüüd tegelikult minu tudengite ehitatud tol hetkel see 2015 kuni 2017 vahel. Et Marguse ajal tegelikult neid OpenCV library't ja üldse pilditöötlusasju nagu Pythonis väga hästi nagu teha ei saanudki. Eks seal need IT College'i esimesed robotid olid väga low-level pilditöötluse programmeerimisega tehtud, eks ju.
ja väga palju tehti niisugust esoteerilist asja, aga 2015 aastal oli nagu see OpenCV ökosüsteem oli päris arenenud ja kõiki neid asju sai teha Pythonis. Ja siis oligi nagu see, et me lihtsalt proovisime kogu selle roboti stack'i ehitada Pythonis valmis. Siis meil oli umbes veebiliides ja sai veebiliidese kaudu sõita selle robotiga ja nii edasi ja nii edasi. Ja me saime teise koha selle, see mis näeb tordi moodi välja. Sellega saime teise koha Robotexil. Tartu tegi pähe ainult. Aga Tartul oli, see oli nagu see, et Tartu oli seda sama mudelit vist trillinud aastaid, et seal ei olnud nagu midagi uut ei tehtud selle iga-aastaselt nagu. Me nagu ehitasime nullist üles uue softiga, uue rauaga ja saime teise koha, et mina isiklikult väga rahul. Ja tudengid, kes meil olid väga vinged kõik. Nii, aga nüüd sealt IT-kolledžist välja ronides praeguseks on meil niisugune seis. Meil on 65 liiget, neist 15 on välismaalt pärit. Päris paljude jaoks tegelikult ongi see moment, et kui nad tulevad Eestisse, siis neil puudub ringkond inimestega, kellega suhelda. Ja siis nad tegelikult, meil on päris palju inimesi, kes puhtalt käivadki sellepärast, et oma inimeste ringkonda Eestis laiendada. Siis nad tulevad sinna, neljapäeviti tavaliselt me koguneme, neljapäeviti kell 6. Ja siis meil on seal vahelduva eduga erinevaid tegevusi. Meil on seal workshopi ruumid, ma näitan neid pilte ka, mõned pildid. Aga jah, see ongi nagu see, et see language of conduct on inglise keel ja siis, kui keegi eesti keelt hakkab rääkima, siis kohe sõidetakse sisse. Aga selles mõttes, ma arvan, see on oluline, et kui sul on seltskonnas välismaalane sees, et siis nagu, selles mõttes nagu ebaviisakast nagu teda sellest diskussioonist välja jätta, et kui ta nagunii tuleb siia, et nagu sellepärast, et tal ei ole kedagi, kellega suhelda, see ilgelt nõme, kui tegelikult ta sellest kohal olles ka sellest juturingist nagu välja jäetakse, eks ju. Jah, selle korruse me saime, vaatan kohe, nii, kus see pilt on nüüd? See on kuskil hiljem see pilt, siin jälle järjekorras asja. Selle korruse me saime siis sealt Tehnopolilt rendiks päris hea hinnaga ja siin on võib-olla üks mõttetera nagu nendele, kes tahavad ise Hackerspace'i ehitada, Makerspace'i, et ütleme, selleks, et nagu võimaldada Hackerspace'i teha, sul ikkagi peab olema see landlord, mis see eesti keeles on, kes laseb sul teha peaaegu mida iganes. Ja paraku see ei ole võimalik päris paljudes kohtades. Et ma mäletan seda, me käisime seal Mektori hoones, kuidas öelda, viisakalt, keskealised daamid intervjueerisid mind, et mis te soovite teha siin. Siis ma seletan, et vaadake, ma tahan tüübleid seina puurida. Mul ei ole aega siin kooskõlastada mingisugust tüüblite puurimist selle kinnistu omanikuga, eks ju. Me tahame laserlõikuriga lõigata. Me lükkame ventileerimise jaoks lükkame torud õue. Et ma ei viitsi seal iga augu puurimist käia kooskõlastamas. Ja siis vastil tädikestel läks ikka näost valgeks, nagu, et kas see mees on täiesti sõge. Ja sinna see Mektor jäi, eks ju. Et Mektori puhul ma lihtsalt ütleks seda, et Mektori tegelikult jutu järgi peaks olema midagi Hackerspace'i moodi, aga reaalselt on ta siiski ruumide rendipind ja that's it. Ja seal nagu selles mõttes innovatsiooni osa mina seal väga ei näe. Ja seda juttu kajavad ka teised, kellega ma olen rääkinud, kes on käinud seal, et omal ruumi rentida. Aga Tehnopoliga me saime jutule ja selle Kybernetica maja selle viimase korrusega oli see häda, et see lagi on madal ja seal ei ole ventilatsiooni välja ehitatud, sellepärast et kui sinna ventilatsioon välja ehitada, siis lagi oleks põhimõtteliselt vastu pead. Ja põhimõtteliselt me saime seal vabaduse teha mida iganes, ise värvisime, ise tegime kõik, lammutasime ära, me lüksime mingi üle 20 tonni telliseid aknast välja. Et seda pinda oli seal mingi 400 ruutu vist. Saime toru akna peale ja siis loopisime kõik tellised sinna torusse. Siis me saime mingisuguse 1 nädalavahetusega selle puhtaks. Ja siis me hakkasime korda tegema ühelt poolelt, et kogu see pind on väga-väga suur seal. Ja juhtumisi samal ajal juhtusid väga toredad asjad juhtusid samal ajal. Elisa ostis Starmani ära, nii et Starmani kontorist saime kõik lauad, me vedisime kogu selle Starmani kontori tühjaks, mis seal üle tee oli. Neid laudu oli seal öökimiseni ja kõik need tuli üles vedida. Siis tehnikat me ostsime ise enne juurde. Aga siin on veel pilte, kuidas see korrus välja nägi, et
sodi, mida sealt aknast välja lükata, oli metsikult palju. Värvisime seinad ära, tegime põrandat korda, saime lauad sisse. Ja sinna ringi sattus huvitaval kombel väga palju inimesi, keda huvitas serverid. Kaasa arvatud ma ise. See oli üks põhjus tegelikult, miks ma seda Hackerspace'i teha tahtsin. Et tudengina juba mul oli IT-kolledži kuskil serveriruumis oli server tiksus, nagu füüsiline kast. Ja see oli nagu tol hetkel see oli õppimise eesmärgil, eks ju. Aga et teistel olid analoogsed huvid. Ja siis me saime sinna augud puuritud, panime propellerid seina, et ta on niisugune väga, kuidas öelda, krunge serveriruum, et seal ei ole konditsioneeri, lihtsalt õhk puhub läbi ja see on filtrikangas akna ette tõmmatud põhimõtteliselt. Võib-olla teeme seda filtrisüsteemi natuke viisakamaks. Läbipuhumisega serveriruumi saab täiesti edukalt ehitada. Intel isegi publitseeris ühe ägeda white paperi selle kohta, et neil on New Mexicos on vabalt hingav serveriruum, mis tähendab seda, et konditsioneeri pole, õhk lihtsalt käib läbi. Ja selle white paperi järgi põhimõtteliselt ongi see, et kui see sisse tulev temperatuur on kuni 40 kraadi, siis kõik on okei. Sest serveri riistvara enamjaolt on nagu kõrgema temperatuuri reitinguga ja siis see on okei nagu. Saime siis rohelistelt mehikestelt saime 5 räkki, toodi kuskilt niimoodi, et üle ukse ei tohtinud astuda ja upsid saime sealt. Upsidega muidugi see käis, et upsidel akud on läbi, siis tuleb akud välja vahetada, eks ju. Ja siin igast muid asju juhtus ka paralleelselt, eks ju, et keldrist leidsime mingisuguse Elisa fiibrikivu, mis läks juhtumisi õigesse kohta ja siis me tõmbasime 100 meetrit fiibrit läbi maja kuskile keldrisse, et saada internetti. Lisaks meil on 2 internetiühendust, Elisa ja Enet mõlemad on ühendatud. Ja kogu selle võrgu teemal ongi nagu see, et ma ei taha sellest rääkida siin. See on YouTube'is olemas, kogu see võrgu setup sai YouTube'i videotesse üles laetud. Serverite setupistest on hästi palju juttu seal. Korjasime toredatest oranžidest pankadest tehnika kokku. Telialt sai ka mingit kraami. Igalt poolt tegelikult linna pealt annab seda kraami kokku vedida ja siis iroonia on nagu see, et kohati mingi riistvara, mis me saime, oli pädevam kui see, mis on mõnel riigiasutusel kuskil toodangus praegu. See on nagu kurb vist või nii. Ja ega me selle võrgu osaga alustasime tegelikult mingi annetustega, aga nende annetustega on see häda, et kui ta on ikka vana, siis et ütleme 10 giga ja tasuta saadud asi on niisugune, et ta võtab 600 vatti elektrit ja siis seda toita seal nagu läheb juba rahaliselt kalliks. Aga siin pildi peal juba on siis see võrgu stack on vahetatud uute mikrotikusvitside vastu, et kogu maja läbib siis 10 gigane optika ja majast välja läheb ka siis 10 giga optika läheb majast välja ka. Okei, tahtsite Linuxist. Linuxist meil nii palju rääkida. Meil on siis oligi see küsimus, et mida me selle rauaga teeme, kõik mis me saime, eks ju. Et seal neid huvilisi, kes virtuaalmasinaid tahtsid, eks ju, oli omajagu. Ja siin on siis seal vasakul üleval on mingisugused EMC kettakastid, mis olid väga proprietary lahenduse osad, aga siis, kui sealt tagant kõhtu vaadata, siis vaatasid vastu tavaliselt SASi kaablid. SAS on siis see serial attached SCSI või mis ta oli. Mis iganes, SASi kaablid. Ja need samad Delli serverid, mis me kuskilt saime 5 tükki, sinna sai mingisugused SASi HBA kaardid sisse suratud ja siis põhimõtteliselt sai neid kettaid 10 kaupa sinna kasti külge haagitud. Ja siin siis on mingisugune 20 kõvaketast on külge topitud ja alguses me tegime seda FreeNAS-iga FreeBSD peal, FreeNAS on FreeBSD peal, eks ju, aga seal tekkis niisugune moment, et FreeNAS-il ei olnud native krüptot pikalt ja siis Ubuntu lisas native encryptioni Ubuntu ZFS-ile. Ja siis me saime niisuguse lükke teha, et kogu see ketaste sisu oli krüptitud ja seda sai normaalselt back-upida kuskile undisclosed location of my cottage nagu, et see läheb sinna kuskile suvilesse back-up kasti, aga kuna ta juba krüpteeritud kujul läheb sealt välja, siis ei ole muret, et sealt offside'ist nagu tuuri lastakse. Ja
see kettakasti siis on omakorda haagitud meil HP Blade'i enclosure'isse ja kes pole näinud, mida meie pangad jooksutavad, need on HP Gen 9 Blade'i serverid, mille eBay's turuväärtus on kümnetes tuhandetes eurodes, isegi kasutatuna, aga neid sai nagu niisama. Ja seal on ainult see mure, et siis nagu tegelikult kettaid ei anna mitte keegi. Ja siis ongi tegelikult, et ütleme, et kui niisugust asja teha, siis pead vähemasti raha varuma elektri jaoks, eks ju, ja selleks, et siis kettaid osta, sest kettad tavaliselt lähevad hävitamisele. Neid ei saa Teliast ega ei saa neid pankadest ega kuskilt, eks ju. Ja sellest Blade'i enclosure'ist, see on siis nagu selles suures kastis on 16 serverit, eks ju, iga see liistakas on üks server ja me just kasutame praegu 4 nendest, et jooksutada Proxmoxi. Proxmox on siis virtualiseerimisplatvorm, mis põhineb Ubuntu baasil vist äkki. Et seal on 4 füüsilist serverit küljes, Stories kast on sinna külge haagitud ja siis saab neid virtukaid seal jooksutada ja meil on isegi SSO pandud Proxmoxile külge, nii et igaüks saab oma virtukaid, näeb otse nagu SSO-ga ja et seal tegelikult neid virtukaid on muidugi rohkem, siin on lihtsalt minu vaade, need kastid, mida mina näen. Jah, ma ütlesin, ma sellest Linuxist ei taha rääkida, sellepärast, et me tegime terve jaanuari, veebruari, märtsikuu, rääkisime öökimiseni, rääkisime Kubernetesest ja Linuxist. Et selles Proxmoxi sees siis jooksevad ka Kubernetese need klastri virtuaalmasinad ja koos Startup Estonia, EAS ja Credexiga tegime siis seal on mingi 10 või 11 livestreami, et kuidas jõuda sellest punktist, kus üldse ei saa aru, mis asi on Kubernetes, jõuda sinnamaani, et sul rakendus töötab Kuberneteses, siis oskad midagi teha ka sellega. Et ütleme, demüstifitseerida Kubernetest. Et see on teine põhjus, miks me Linuxist ei taha rääkida. Et Linux on nagu selles mõttes on üks nendest vundamenditükkidest, aga see Linuxiga ainuüksi kaugele ei jõua. Et tegelikult hea on näha seda, et see üle mitme masina toimiv tarkvara orkestreerimise asi nüüd lõpuks sai standardiseeritud Kubernetese näol, et pikka aega ta oli ju tegelikult pilvevendorite proprietary lahendused, AWS tegi omamoodi, Google Cloud tegi omamoodi ja siis igasugused ülikooli HPC inimesed tegi seda kolmandat moodi ja siis see oli niisugune segasuma suvile, et tore on nagu see, et see asi sai nüüd standardiseeritud Kubernetese kujul ära, et nii on-premis kui AWS-is kui GCP-s kui kus iganes igal pool saab asju samalaadselt administreerida ja siis tegelikult need talkid ongi selle kohta. Mis meil väljapoole paistab, meil on ka siis Gitea server, git.caspace.ee. Enamus asju, mis me teeme, kõik on avalikult nähtud. Et siis praktiliselt kõik, mis me teeme, läheb sinna Giteasse ülesse ja selle kube nende workshopide jaoks me ehitasime ka niisuguse sandboxi keskkonna, et inimesed, kes meil on liikmed, saaksid hästi lihtsalt oma rakendusi käima panna. Näiteks, kui me selle tehtud saime, see esimene küsimus oli, et aga kas me Minecrafti serverit saan sinna käima panna? Jaa, väga lihtne. Ja siis ongi nagu, see on nagu tore selles mõttes, et siis ei pea mõtlema seda, et kus see kettapind seal on, kuhu virtukasse ta läheb ja nii edasi, viskad oma paarkümmend rida Kubernetese manifesti kirja, et olgu olla üks Minecrafti server ja siis leitakse kast, kus ta käima pannakse. Et selline Kubernetes, ütleme, ma nimetaks seda selliseks fully managed Kubernetese teenuseks, see nagu on meil seal nüüd mingil kujul olemas, tahaks veel paremaks teha. Keegi küsis mingi hetk, et palju teil elektrit võtab, see on meie elektrikulu graafik, see on siis võimsusena mõõdetud, 5 kilovatti ümber ujub see number ja 4 upsi peale on see mõõdetud. Siis rahasse tõlgendatuna tuleb see midagi üle 1000 euro vist. Ja üks teine põhjus, miks ma nagu seda Hackerspace'i asja edasi teen, on sellepärast just, et kui ma töötan kuskil firmas, ma ei saa rääkida nendest asjadest. Sellepärast, et mul on igasugused töölepingud ja muud asjad, mis piiravad, et mingisugune ettevõtte spetsiifiline info, ma ei saa rääkida neid asjadest, aga Hackerspace'i puhul nagu just see, miks mina seda isiklikult jätkuvalt edasi teen, on sellepärast, et ma saan nendest numbritest rääkida näiteks.
et noh, meil see aastane raha sisse on mingisugune 60 000 vist, aastane raha välja on mis ta on, üle 40 000 natukene. Ehk siis igakuiselt on see umbes 5000 sisse ja 3500 välja. Ja meil see, no ütleme, et see kulu põhimõtteliselt ongi pooleks elekter ja rent, eks ju. Ja kes meile siis maksavad, ongi seesama Startup Estonia maksis meile selle projekti eest, et me neid livestreame tegime, see on see roheline osa seal. Ja vabandust, see on see sinine osa. Ja ürituste puhul on ka see, et kui keegi kasutab Hackerspace'i infrat, et oma mingisugust asja läbi viia, siis noh, vastavalt iseenda südametunnistusele, siis mingisuguse summa annab meile ka, eks ju. Seda praegu oli, see aasta oli vist mingi 5000 eurot kokku. Üks osa oli see, et ma tegin neid Kubernetese koolitusi, siis ma kasutasin seda Hackerspace'i infrat, et seda koolitust läbi viia ja siis noh, sealt tulid ka need head numbrid, eks ju. Siis võib-olla natukene MTÜ juhtimisest veel, et seesama jutt, mis ma seal enne rääkisin, et neid viise, kuidas struktureerida oma organisatsiooni, on hästi palju erinevaid, eks ju. Üks asi, mis mina olen nagu võib-olla raskelt õppinud, on nagu see, et kõiki inimesi ei ole mõtet kaasata ja see ei ole halb asi. Et meil on siis tehtud erisus selle vahel, et kas sa oled nagu MTÜ formaalne liige või sa oled lihtsalt nagu ütleme indiviid, kes kasutab teenust nagu. Et vasakul ongi siis need 12 tükki on meil, ütleme nii, inimesed, kes on asjaga, südamega asja juures. Neid huvitab, mis seal toimub, nad tahavad asja edasi arendada, neil on oma mingisugused tihedamad tegevused, mida nad seal ruumides teevad või midagi sinna kanti. Ja praegu on meil siis MTÜ juhatuses on 3 inimest. Mina ja siis Erki oleme olnud seal päris pikka aega. Ja tegelikult ongi see, et ega see on, noh, mina olen selles praktiliselt 5-6 aastat. Et tegelikult nagu tahaks ka seda, et need inimesed vahetuks, aga selleks on vaja neid noori õpetada tegelikult, kes meil seal on paar kandidaati tegelikult on juba, keda tahaks nagu juhatusse saada. Ja siin oligi nagu see lugu, et alguses ma nägin seda MTÜ juhatuses olemist kui kohustusena, aga tegelikult nagu, kui ma seda nii vaatan, siis ega see aitab mul ka nagu karjääriredelil edasi liikuda, et ütleme, viimased tööintervjuud on läinud suht sinna kategooriasse, et kas ma nüüd tulen sinna tiimliidiks või juba kuskile paar sammu edasi nagu. Et ütleme, see MTÜ juhatuses osalemine tegelikult aitab ka nagu karjääri mõttes väga palju edasi liikuda, et võib-olla kui nagu tavaliselt, noh, mina isiklikult olen aktiivselt vältinud traditsioonilises töös siis nagu manageri rollis olemast, eks ju. Aga eks need võimalused on olemas, ma lihtsalt nagu püüdnud aktiivselt seda vältida. Aga noh, teada on, et eks ju IT-s on see, et kui sa 40 oled ja ei ole manageri rollis, siis nagu midagi on valesti, on ju. Või siis sa peaks juba olema retired, on ju. Ja siis paremal pool on, meil on terve hunnik seal firmasid, kes kasutavad, rendivad osa sellest ruumist või rendivad mingid laudu või mida iganes, et firmasid on tegelikult päris palju juba. Ja tegelikult meil ongi nüüd see seis, et meil on tegelikult lauad otsas. See nice problems to have, eks ju. Ja siit võib-olla tegelikult ka mõtte, kes siin on siin keegi, Marili on siin alles veel? Ei ole? Ees. Keegi, kes seal kuskil MKM-is on, et jah, ma sooviks nagu uut ruumi, aga selle võiks ehitada nüüd sellise asja jaoks nagu, et see, et me võtame mingisuguse hoone pööningu ja ütleme, abusime seda oma ürituse jaoks, võib-olla ei ole tegelikult päris õige, sest no igasugust laserlõikurist tuleb, eks ju, kantserogeene. Serveriruumi kütte võiks tegelikult suunata tagasi hoone kütmiseks ja nii edasi. Et tegelikult võiks teha nagu selles mõttes nagu sellise purpose made kompleksi sellise ürituse jaoks ja siis tegelikult võib-olla võiks suurema teha ja teha seda süstematiseeritumalt, professionaalsemalt, leida sinna ka siis näiteks FabLabi stiilis tööstuslikud pingid, tööstuslik CI-ping, tööstuslikud laserpingid ja nii edasi nagu. Ja aga jah, et ütleme, see, et seal on meil 33 eraisikut, kes ei ole MTÜ liikmed, minu arust on täiesti fine. See alguses oli nagu niisugune tunne, et umbes, et kas me nüüd ei kaasa neid, et tegelikult kui on iga kord, kui on MTÜ koosolek, siis me kirjutame Slacki, et toimub, kõik on
väga teretulnud, ei ole midagi peita selles mõttes, aga lihtsalt, et kui mul on vaja nüüd, ütleme siin 65 inimeselt käia arvamust küsimas, et kas see on okei, siis tegelikult see ei ole nagu skaleeruv lahendus juhtimise mõttes, eks ju. Nii, see pult ei tööta jälle. Nii, et ütleme selle MT juhtimise poole pealt, ma arvan, küllap siin tuleb mõni mõte veel pärast, aga ma läheks mingisuguste, ütleme, selle segasumma suvile juurde. Et mis me nendes ruumides teeme? Et nagu ma ütlesin, firmad kasutavad osaliselt kontoriruumina, a la ongi, meil on näiteks niisugune firma oli seal nagu Unsinkable Robotics, nad nüüd muutsid oma nime, ehitavad allveeroboteid, sest neil on vaja internetti, neil on vaja CNC-lõikurit, neil on vaja kruvikeerajaid, mida iganes, kõike on vaja. Ja ma arvan, et küllap niisuguseid startup'e tuleb veel, kus ongi nagu see, et sa ei spetsialiseeru mingis ühes spetsiifilises asjas, vaid sa teed mingit asja, mis läbib nagu väga palju erinevaid teemasid nagu. Ja niisuguseid firmasid tegelikult ja inimesi me tahaks sinna rohkem saada ka. Üks asi, mis siin nagu koroonaga nagu läks väga käima, on see museaalide elustamine, et neid toodi sinna, inimestel endil oli ka, eks ju, aga neid selle Hackerspace'i avamise all toodi sinna juurde ja me oleme siin nagu nüüd parandanud neid erinevaid seadmeid, neid on metsikult palju, et siin, ma ei tea, näiteks kes teab, mis asi on seal vasakul all, see on kineskoopprojektor, mina ei olnud varem niisugust asja näinud. See on see punane, roheline, sinine kahurid on eraldi. Ma ei teadnud, et niisugused asjad olemas on. Nüüd ma tean. Keskel on siin Spectrum ZX, see on siis need 80ndate koduarvutid, mikroarvutid, kuidas iganes neid nimetati. Ja siin Windows 95 juba on tuttav teema, eks ju. Üleval on mingisugune 286, mida on elustatud. Ja siis seal vasakul üleval on pilt kogu sellest muuseumi nurgast, et neid museaale nagu sinna tuli väga-väga palju. Siis kuna meil on palju inimesi, kes on mingil pildil serveritega pistmist olnud, ja siis seal on ka päris mitu, kes on terminal-serveritega midagi teinud. Et see, kus see kollane kass seal on, see on aastast 1970, see on üle 50 aasta vana vist. Ja see on siis terminal, et ütleme, kui kes siin softi arendust on teinud, kasutad terminal emulaatorit, seda musta akent, eks ju. See on see päris terminal, see oli füüsiline kast, mis oli päriselt olemas, eks ju. Ja see oli kaablitega tõmmatud kokku sellesse serverisse ja niimoodi tehti siis, ma arvan, Anto võib sellest rääkida mingit pitkemalt, kuidas need asjad vanasti käisid. Need terminalid tõmmati maja pealt kokku serialkaablitega ühe serveri külge ja nüüd me siis ehitsime omale ka sinna terminal-serveri ja neid terminale on seal hulgim. Siis ühe kastis külge sai pandud siis 24 seriali pesa, et saaks võimalikult palju terminali juurde panna. Ja seda museaali värki tuleb siit veel, mingi Sunny serverid, Sparki protsessoritega, siis mingisuguse SK Indi leidsime kuskilt, see on MIPSi protsessoriga, see on graafikatööjaam, ütleme SK Indi on siis, ütleme, a la kast, millega tehti see Toy Story multikas näiteks. Ma ei ole kindel, kas konkreetselt SK Indiga, aga vähemasti sama softiga, mis seal peal jooksis. Ja siin vasakul on jälle sama see IBM-i kast, millel võrgukaarti ei ole, aga mingil põhjusel sinna installitakse võrgustäkki, et see vaene Windows 3.1 võrku ühendada. Ja mõtlen, seda retrovärki on sinna siginenud päris palju. Ja siis ongi, et me nüüd nende livestreamide õhtutel me siis parandasime neid kaste. Neid õhku lennanud kondensaatoreid oli seal hulgim, õhku lennanud ja punnis kondensaatoreid, et selles mõttes ongi nagu kättevõtmise asi on ära parandada, et päris palju asju tegelikult annab väga hõlpselt ära parandada. Ja neid surnud kettaid ja surnud CD-romme ja siis kõige toredam nähtus, mis nagu mind isiklikult frustreeris, jälle puudutab võib-olla natuke küberinnovatsiooni. Veel paremal üleval on siis see tallase kellakivi. See on siis kiip, mis kellaaega hoiab. Aga kus kohas patarei on? Patarei on sinna sisse valatud, sinna plastiku sisse. Ja siis kõige geniaalsem variant oli see, kus siis kogu see must moodul oli joodetud emaplaadi peale. Ehk siis nagu by definition designed obsolescence, et sa tead, et see aku sureb ära ja siis sa võid see emaplaadi minema visata. Siis võtsime relaka ketta ja siis lihvisime kogu selle kivi sealt maha ja
Ja näiteks üks paljudest YouTube'i kanalitest, mis me oleme siin vaadanud, on see Necroware'i kanal. Necroware on siis, ta teebki just vanade arvutite parandamise kohta videosid ja ta siis lõi nagu asenduse sellele kellale, kus siis saab seda patareid vahetada. Aga jah, need vanad arvutid said ära parandatud päris palju, lõpuks saime seal mängida Duke Nukemit ja Doomi ja Red Alerti ja nii edasi. Ja veel võib-olla parandamise teemal ka, siin on üks projektor, mis lõpetas töötamise. Mul oli mingisugune niisugune procrastinationi moment, läksin laupäeva hommik sinna, mõtlen, ma ei viitsi mitte midagi teha, ma ei taha mingit kuradi Linuxi serverit adminida, ei tahtnud seda Kubernetest ka adminida tol päeval. Mõtlesin, et kus ma leian nüüd mingi tegevuse, kus ma ei pea klaviatuuri näppima. Vaatasin, okei, projektor on katki, mis viga on? Võtsin ta lahti, algul ühtegi punnis kondensaatorit ei leia ja jälle näidis asjadest, mis Hackerspace'is leidub, on infrapunakaamera. Infrapunakaameraga vaatad seda trükkplaati, läheb kuumaks, läheb väga kuumaks. Seal punase ringa sees on siis, leidsime selle kiibi üles, see on toiteahel, kondensaatorid, need kolm kandilist asja on kondensaatorid. Kui see kiip peal oli, multimeeter peale pannes näitab, et on kontakt. Aga kui seal on kondensaatorid, siis nagu kontakti ei tohiks olla, eks ju. Sõltub muidugi disainist ja nii edasi, eks ju, aga olles näinud natukenegi neid toiteahelete skeeme, siis kõhutunne ütles, et seal ei tohiks ikka lühist olla. Saime selle kiibi sealt lahti joodetud, panen multimeetri peale, lühist enam ei ole. Järelikult see kiip on hapu ja kui ta juba kuumaks läks, siis ei teada, et on hapu. Ja see kiip vist maksis mingisugune, ma ei tea, paar euri, jootsime peale, pilt tuli tagasi. Aga lihtsalt see ütleme, võib-olla niisugune, alguses oli niisugune psühholoogiline plokk, et see on nii keeruline, sa vaatad see trükkplaat, sigri-migri, mitte midagi ei saa aru. Ja see tegelikult haagib ka sinna sellesse Louis Rossmani efforti ja see on see right to repair ja et ütleme, et kui me Hackerspace'ina mingisugust poliitikat tahaks teha, siis üks poliitika olekski seesama right to repair'i teema, et õigus parandada oma asju ja Hackerspace võiks olla see koht, kus sa saad siis käia seda parandamisprotseduuri tegemas ja siis samal ajal õppida teistelt, et kuidas siis nagu seda diagnostikat teha. Et jah, alguses tundus nagu psühholoogiliselt keeruline olukord, et nii keeruline skeem, et ma ju ei tea sellest skeemist mitte midagi. Aga tegelikult, kui nagu talupoja mõistusega lähendada, siis saab asjad parandatud. Nii, mul on aeg otsas, aga ma saan aru, et ma võin natuke edasi lasta. Et kui tahad liikmeks tulla, kaspace.ee on meil koduleht. Kui tahad tulla rääkima millestki põnevast, ei pea olema IT-ga seotud. Tulge rääkige täiesti lambi teemadel. Viimane teema oli mingi biokütused näiteks, jah. Ma loodan, et on olemas inimene, kes tuleb rääkima sellest. Et neid teemasid on seal palju, millest võiks tulla rääkida. Teeme livestreami, paneme ülesse neljapäeval kell 6, suvalisel neljapäeval. Ja siin on ka see uudiskirja aadress, et me hakkasime lõpuks kogu see livestreamidega hakkasime nagu uudiskirja välja saatma, sest muidu oli nagu see probleem alati, et inimesed ei tea, mis toimub. Siis me püüame nagu paar päeva enne üritust saata uudiskirja välja, et midagi toimub. Ja üks asi, mille kohta ma tahan täna uudiskirja välja saata, on see, et hackathoni teeme juuli lõpus. Ja see ongi see moment, et eks ju, kõik need meie toredad teised Hackerspace'id pushivad väga seda startupi hõngulist hackathoni. Ma nagu vahelduseks tahaks unustada ära kogu selle, ausalt okse maik suus sellest startupi jutust nagu. Unustaks selle teema korraks ära, tuleme lihtsalt kokku oma, mis iganes mõtetega, täiesti võib-olla oma lõbuks ja prooviks midagi ära teha, sest päris paljudel inimestel on nagu neid kappi kogunenud ideid, mida tahaks teha, aga ei ole nagu seda orki, et teeme nüüd midagi, 3 päeva, madistame. Et tahaks teha sellise õige vanakooli hackathoni, kus ei olnud eesmärk rikkaks saada. Et see on info seal olemas. Siin on sama muuseumi värki võiks edasi ahvatada, kuna aeg on läbi, siis ma hakkasin peatuma. Veel muuseumi värki, mis me oleme teinud. Mõni minu projekt, ehitasin kõlarid omale näiteks ja tulme jälle, mis me teeme seal Space'is. Laserlõikuriga lõikasin mallid välja, malli kleebid vineeri peale, käsifreesiga lõikad välja, sain omale kõlarid ehitatud. Siis, ja üks teine mõõde, mis hakkab siit välja paistma, et meil hakkab mingid traditsioonid tegelikult tekkima, et Lockshillsi Eesti tiimist osa on nüüd tavaliselt meil kogunenud, teeb seal oma seda osa. Siin on üks pilt, kus on kübernaaskli, mingisugune ettevalmistusüritus käis meil. Mõnikord me teeme LAN-partit,
mängime Quake 3 tavaliselt väga halva kvaliteedi sätetega, sellepärast need masinad ei vasta välja. Ja tegelikult neid filosoofilisi mõtted tegelikult, mis sinna sellesse samasse MTÜ juhtimisse tagasi lähevad, on päris palju. Üks asi, mis võib-olla ma tahaks kõigile öelda, et mis iganes te teete, tasuta asju ei väärtustata. See on väga oluline point. Ehk siis meil on ka liikmemaks on kohustuslik, ei ole, et ütleme, liikmemaks võib olla valikuline siis, kui kohustused on valikulised. Aga kui meil on rent, mida on vaja maksta, siis ei saa olla nagu, sissetulek ei saa olla valikuline selles mõttes. Et vähemasti meie kontekstis see maksan, kui tahan või maksan ei taha, see nagu ei sõida. Ja ukse ligipääs ongi selle järgi, et need, kes maksavad, need saavad korrusele sisse, saavad 24/7, saavad oma uksekaardiga sisse tulla, millal iganes sobivad. Ja igasuguste MTÜ-de juures, ja tegelikult ma ütlen, siit on päris palju asju ülekantavad, mis iganes organisatsiooni juhtimisse, eks ju. Et see sama expectation management, et kui ma ütlen, et meil ei ole palgatud personali, kes kohvimasinat puhastab, kui see liikmetasu nagunii on juba 29 €, mis on jaburalt väike, võrreldes konkureeriva üritusega, Lift 99 on vist üle 200 €, eks ju. Et siis korista ise ära enda järel, eks ju. Et see ongi, ta on odav sellel eesmärgil, et sa teed ise selle ära ja vastupidi, et see, et sa ise teed selle ära, siis see võimaldab seda odavamana hoida, eks ju. Ja mis puudutab inimeste juhtimist, siis üks asi, mis jällegi vajab kordamist, on see, et kui sa palud abi kelleltki, ja keegi ütleb, et ta midagi teeb, siis see võikski vastata sellele under promise over deliver põhimõttele, et kui keegi seda abi küsib, siis ära luba rohkem, kui sa suudad teha. Ja mis sa lubad teha, siis tee see ära. Sest et kõige vastikum olukord on see, kus keegi loodab sinu peale ja siis asi jääb tegelikult tegemata. Et pigem ma eelistaks isegi seda, et inimene ütleb, et ei, ma ei viitsi, et isegi ma ei viitsi on parem kui see, et jah, ma teen, aga tegelikult lasen üle. Ja üks mõttetera Google'ist tegelikult, ma olen Google'ist ka töötanud, aga Google'ist mul jäi see lause meelde, et inimesi ei saa parandada, aga saab parandada protsesse. Et see puudutabki näiteks, mis on hea näide, uksekaardi registreerimine. Alguses oli meil niimoodi, et mina pidin seal kohal olema, siis mingid koodid toksima kuskile uksesüsteemi sisse. See on bullshit. Ja praegune uksekaardisüsteem on siukene, et kõik näevad uksekaardi logi. Kui sa tahad registreerida uksekaarti sinna süsteemi, sa lähed suvalise ukse juurde, lehvitad oma kas või Rimi-kaarti, siis ta ilmub sinna logisse kui unclaimed kaart, ehk siis ilma omanikuta kaart, vajutad veebiliideses nuppu, see on nüüd minu oma, ja siis seostatakse sinu isikuga selles uksesüsteemis. Mis tähendab seda, mina ei pea ühtegi uksekaardi haldusoperatsiooni enam tegema, ja see on näide sellest, et kuidas saab protsessi parandamisega parandada ära see olukord, et inimesed peavad ootama minu järgi, et seda uksekaarti saada sinna registreerida või ta kaotab kaardi ära, on vaja vahetada kaarti, mida iganes, et see kõik on self-service selles mõttes. Ja siin mõtteid on siin veel, eks ju, et asjadel peavad olema omanikud, et kes on vastutav isik ikkagi mingil määral. Ja nüüd võib-olla tuleviku perspektiiv kogu selle Hackerspace'il on see, võimaldada seda isiklikku arengut. Et ma arvan, nii mõnelgi on see olukord elus, et see, et ta seal Hackerspace'is käib, võimaldab tal tegelikult karjääriredelil magnituud edasi liikuda. Näiteks sama Kubernetese skillide omandamisega, ma arvan, ütleme tööturul sa omandad, sa oled juba tõused kõrgemale natukene, näiteks. Ja traditsioonilist rääkides me teeme jõulupidu, nüüd on juba mitmes aasta teinud seda. Väga hea meel, et siukene asi sai korduvaks asjaks ja tegelikult neid korduvaid asju oleks veel vaja. Ja ilmselt ka neid traditsioone juurde tekitada, asjad, mis toimuvad regulaarselt. Nii, peaaegu lõpp, mul on 2 sõna siin veel. Ma tahtsin ulmet rääkida natukene veel. Maitsime, et need seotud üritusi, eks ju, et septembris on B-Sides toimub. Eelmine aasta maitsime neil seda jootmise workshopi läbi viia. See aasta ma ei tea, kas me midagi teeme, võib-olla teeme, midagi huvitavat võiks teha. Aga siin paremal all on Chaos Communication Congress, mis toimub Leipzigis iga jõulude aeg. Et see on siis vist selle sama Chaos Computing Clubi organiseeritud üritus ja sinna tuleb
üle 10 000 inimese, väga-väga palju inimesi. Selle ürituse eelarve on 2 miljonit eurot. Ja sinna tulevadki, häkkerid tulevad kokku. Ja seesama CCC organib ka Chaos Communication Campi. Ma nüüd ei ole kindel, kas see pilt on sellest CCC Campist või EMF Campist. CCC Camp toimub ka Saksamaal, kuskil Berliini juures. Ja EMF Camp toimub siis UK-s, kordamööda nagu käivad niimoodi. Et seal on siis häkkerid on põllu peale aetud. Ja mis mu mõte siin juures ongi see, et Eestis võiks ka midagi sihukest teha. Selle Jõhvi koodikooliga saime natuke rääkida, et on soov, et seda teha ja tahaksid Tartu häkkerikojast ka ja mujalt ka inimesi kokku saada, et võiks selle teha nagu suure üritusena, aga Eestis kuskil. Ja selle uue maja soovi ma juba verbaliseerisin ja tahaks uut hoonet, võiks ehitada hoone Hackerspace jaoks kuskile, aga jah, see ilmselt, et seda ma ei saa üksi teha, eks ju, see peab kuidagi või isegi meie oma community'ga me ei saa seda teha, isegi kui igaüks, ma ei tea, 50 000 eurot viskaks, siis ka nagu jääb natukene puudu ikkagi. Ja. Nii. Hackerspace'il on mesitaru veel alles või? Jaa. Palju eelmise aasta saak oli? Palju. No näete, isegi Hackerspace'is tegeletakse mee tootmisega. Meil on seal jah see, Erki on see teine aktivist meil ja tal on neid mesitarusid on päris palju, jah. Väga palju. Ja see on ainult üks näide nendest väga erinevatest. On raadioamatöörid, on pruulijad. No nendest asjadest ei saa rääkida, sest et see on nende erategevus. Me võime tolliladu tekitada, siis võib rääkida. Nii, saalist küsimusi kohe ei ole. Aitäh Laurile!